Tere! Suure positiivse psühholoogia austajana soovin täna rääkida tänulikkusest ja sellest, miks see kasulik on, kuidas seda saab kasvatada ja miks see võiks olla vajalik just ka õpetamisel meeles pidada. Mina olen Elina Kivinuk ja töötan organisatsioonis peaasi.ee ja töötan muidu ka psühholoogina, nii et igapäevaselt ka puutun kokku sellise tänulikkuse teemadega. Ja mida me siis tänulikkuse all üldse mõtleme või kuidas seda määratletakse, tänulikkus on siis kaheosaline protsess. Et ühelt poolt me märkame, et on midagi head meile juhtunud, keegi on meile teinud midagi head ja teine osa sellest märkamisest on siis just see tähelepanemine, see, et me avaldame tänu kellelegi, ütleme, et tänu kellele või millele on meie tänutunne siis kasvanud. Ja tänulikkust on kasulik harjutada seetõttu, et see on üks viis, kuidas tavapärasele negatiivsele ja kriitilisusele vastu hakata või vastu seista. Et me teame ajuuuringutest, et aju on keskendunud negatiivsele, et see on selle loomupärane ülesanne ajul on märgata ohte, öelda meile, et ära mine selles ohtlikusse olukorda, võib juhtuda halbu asju, keegi võib halvasti võib-olla öelda, võib-olla on mingi selline ärev olukord, kuhu me ei taha minna ja aju loomupäraselt tegelikult tahab meid hoiatada. Ja tänulikkus on üks võte, kuidas siis vaadata seda teist poolt või veidi rohkem positiivsust siis kasvatada. Ja tänulikkuse harjutamiseks on 4 erinevat võtet ja sellest ma siis ka nüüd kohe räägin, et saab neid praktiliselt ka ise läbi teha. Et esimene võte, kuidas siis tänulikkust harjutada või kasvatada, on see, et loetleda häid asju. Et see võib olla siis sellisel moel, et alustada iga päeva sellega, et mõelda, mis on 3 asja, mis teevad mind sellel hommikul tänulikuks. Või siis võib võtta ka hea päeva kokku niimoodi või võib-olla ei olegi kõige parem päev, aga igal juhul proovida seda tänulikkust harjutada, mõelda päevale tagasi, mõelda, mis on need 3 asja, mis selles päevas on juhtunud, mis teevad mind tänulikuks. On soovitatav vahel see panna kirja, et oleks endal päevikus silme all, mis on need asjad, mis mind tänulikuks teevad. Mina ise endale annan vahetevahel ülesande panna kirja 100 asja, mis teevad mind tänulikuks. Alati ei tule 100 asja, tuleb 60, aga see on ikka parem kui 1 või mitte midagi. Et selliseid kirjutamisharjutusi, just seda heade asjade loetlemist, see on üks võte, kuidas tänulikkust treenida. Teine võte, kuidas tänulikkust treenida, ma kutsun seda võib-olla selliseks mentaalseks lahutamistehteks. Et see on siis, käib sellise mõttemustrina, et tänu sellele, et on juhtunud midagi halba, on juhtunud ka midagi head. Või et kui seda halba asja poleks juhtunud, ei oleks juhtunud ka seda head asja. Ja inimesed väga sageli räägivad, et on neil selliseid olukordi, mida nad parema meelega ei oleks valinud, aga nad tagantjärele näevad, et selles kehvas olukorras tekkis ka mingeid uusi võimalusi ja nad on nende uute võimaluste eest tänulikud. Et siis näiteks inimesed kaotavad näiteks töö või on sunnitud mingil põhjusel töökohta vahetama, siis nad saavad tagantjärele olla ka tänulikud, et tekkis mingiks uueks ideeks uusi võimalusi, uut sellist ruumi, aega sellega tegelda. Vahel inimesed ütlevad, et olin pikalt kodus, pidin olema haige ja nüüd tekkis võimalus oma kappe koristada või vanu arhiive ümber korrastada ja inimesed on selle ekstra aja eest võivad olla tänulikud. See on siis teine võte, kuidas tänulikkust kasvatada või treenida. Kolmas võte, kuidas tänulikkust treenida või rohkem harjutada, on siis inglise keeles on see sõna savor ja eesti keeles võib-olla ma ütlen, et on nautimine või nautlemine. Ja see võte käib siis niimoodi, et teatud ajaperioodiks võetakse ennast mingist hüvest lahti ja siis pärast seda piirangut nauditakse täiega.
ja see võib olla siis inimesed vahel näiteks paastuvad mingitest asjadest, ei joo kohvi mingi teatud ajaperioodi jooksul ja siis pärast seda inimestel see tänutunne kohvi üle on palju suurem. Inimesed võivad paastuda suhkrust, aga see ei pea olema ainult toiduga seoses. See võib olla ka mingi täiesti selline ka võib-olla nutitelefonist siis nii-öelda paastumine või sellega mitte siis tegelemine ja pärast seda see tänutunne on palju suurem. Ja ma arvan, me oleme siin globaalselt olnud ju ka sellistes piirangutes mõnda aega ja pärast neid piiranguid ma usun, et igal ühel on see oma mälestus, et kui oli hea, kui sellest koroonapandeemiast inimesed vabanesid, siis sai midagi teha ja tõeliselt nautida. Ja mina siiamaani, ma arvan, ma lähen teinekord kohvikusse ja näen, et seal on inimesed, räägivad juttu, naeratavad, loevad üksteise nägudelt mõnusaid emotsioone ja see siiamaani teeb mind tänulikuks, et ma seda märkan ja teeb sellise meele positiivsemaks. Ja 4. võte, kuidas tänulikkust treenida, on siis selline teistele inimestele tänu väljendamine. Et kui ma märkan, et minu elus on inimesi, kes on teinud midagi head või nad on minu elus mänginud kuidagi olulist rolli, et siis ma väljendan neile oma tänu. Ja see siis selle tänu väljendamise juures võibki mõelda siis ka tagasi näiteks oma karjäärile või mingile oma eluteekonnale või ka enda lähedastele ja mõelda, et kes on see inimene, kellele sooviks oma tänu väljendada ja tänu sellele, et ma selle inimese peale mõtlen, võib-olla mõtlen mingite mälestuste peale, võib-olla mõtlen mingite ühiste hetkede peale, mis meil on selle inimesega olnud ja juba sealt tegelikult võib märgata, kuidas see tänutunne kasvab. Ja seda tänu väljendamist on ka uuritud ja olen siin viidanud siis Californias asuva teaduskeskuse uuringutele ja nemad on siis välja toonud nii need 4 võimalust, kuidas tänulikkust kasvatada, aga ka toovad välja soovitused, kuidas tänu väljendada. Ja tänu väljendamine on siis sellise rikkaliku tänu vormis ja seal on 3 osa. Ja esimene osa on siis see, et tuleb siis hinnata või esile tuua teise inimese kavatsused. Et kui keegi toob näiteks kingituse, et siis saab öelda just, et see kavatsus, see, et inimene on mõelnud selle peale, et teha midagi head või tuua selline kingitus, võib siis esile tuua sellist teise inimese head tahet või et teine inimene on mõelnud selle kingituse tegemise peale. Teine osa sellisest rikkalikust tänu väljendamisest on see, et tuuakse välja teise inimese kulud. Ja see ei pea siis olema rahaline kulu, ma arvan, et ei ole ka nagu hea toon kommenteerida kellegi inimese kingituse hinda, aga siis just see märkamine, et teine on võib-olla eraldi pühendanud aega sellele, on näinud vaeva, võib-olla seda vaeva, et kingitust on pakkinud, et see ekstra pingutus, mis sinna on läinud, et seda siis saab esile tuua. Ja 3. saab esile tuua seda, et siis millisena see tagajärg on, kuidas see kingitus on pannud seda inimest tundma. Näiteks nii, et ma siis tunnen ennast rohkem kuidagi väärtuslikuna või hoituna või märgatuna või lihtsalt tuua seda enda mõju ja emotsiooni esile. Niisiis, et kui järgmine kord näiteks ka keegi toob teile lilled, et siis saab ka nagu välja tuua ja proovida, et mitte ainult öelda, et suur aitäh, vaid tõesti proovida välja tuua seda, et aitäh, et sa selle peale mõtlesid, aitäh, et sa pingutasid, et sa need lilled tõid ja see tõesti paneb mind hästi tundma. Ja see võib olla selline lihtne võte, et anda seda tänu veidi nagu rikkalikumalt edasi. Aga see ei pea olema see tänulikkus ainult vastamaks kingitusele või mingile konkreetsele asjale, mida saada. See võib olla ka tänulikkus tõesti selle eest, et inimesed siis on kuidagi viisakad ja lahked üksteise vastu või on siis keegi on aidanud töös kaasa, saab oma töökaaslasele tänu avaldada. Et see tänu avaldamine võib olla palju laiem kui ainult siis konkreetse asja saamise puhul. Et need on siis need 4 võtet,
kuidas saab tänulikkust kasvatada. See on, mida siis see uurimiskeskus Greater Good Science Center on välja toonud, on siis heade asjade loetlemine, siis selline mentaalne lahutamistehe ehk et see vastus küsimusele, et kui ei oleks juhtunud seda halba asja, ei oleks juhtunud ka seda head. Kolmandaks siis see nautlemine ja neljandaks tänu väljendamine. Need loomulikult ei pea kasutama sellises konkreetses järjekorras, aga see on hea võte, kuidas märgata, julgustada, aru saada, kuidas on tänulikkust siis igapäevaselt rohkem saab rakendada. Miks üldse tänulikkus on siis kasulik või miks seda siis rõhutada? Ühelt poolt, nagu ma juba ka ütlesin, on see, et ta aitab seda positiivsust rohkem esile tuua. Seda on ka uuritud, et on siis inimesed, kes on tänulikumad, on rohkem oma eluga rahul ja seal on toodud seoseid läbipõlemisega, et inimesed, kes on tänulikumad, nende see aitab ennetada sellist läbipõlemist ka. Ja tänulikkus on seetõttu ka kasulik, et sellel on toodud välja ka selliseid kehalisi mõjusid. Näiteks on uuritud siis südamepuudulikkusega patsiente, et on palutud neil hoida või pidada sellist tänupäevikut 8 nädala jooksul. Pärast 8 nädalat siis mõõdeti nii nende üldist rahulolu, et nad olid tõesti positiivsemalt meelestatud, rohkem tänulikud, aga neil olid ka siis ka kehalised näitajad tegelikult palju paremad. Nii et selline positiivsele meelestatusele kindlasti tasub rõhku panna. Ja tänulikkust on uuritud ka kooli kontekstis, on uuritud siis seda, et kuidas on siis igapäevases koolikeskkonnas seda tänulikkust rakendatakse, et see ka klassiruumis on see õpilastel on võimalik tänu avaldada ja nad on ka rohkem tänulikumad just selles osas, et kui on näidatud, kuidas see kooli õppimisprotsess on neile kasulik, siis nad on ise ka seal tänulikud ja on rohkem siis teevad ka selliseid ettevõtmisi, tegevusi, mis tegelikult on kuidagi lahkemad, nad on abivalmivad üksteisega ja see on ka väga-väga oluline tänulikkuse väärtus. Ja lisaks öeldakse ka, et tänulikkus on selline liim inimsuhete vahel. Et inimesed, kes on tänulikumad, siis alati ollakse tänulikud kellelegi ja sageli see võib olla keegi teine inimene ja siis see on just see viis, kuidas olla üksteisega rohkem lahke, kuidas olla siis lugupidav ja hooliv ja märkav. Ja kolmandaks soovin siis ikkagi julgustada, et just kasutada seda tänulikkust selles õppimis- ja õpetamiskontekstis. Ja siin viitan siis Tallinna Ülikooli külalisprofessorile Gary Howellsile ja tema raamatut väga soovitan lugeda, aga praegu siin lihtsalt toon esile seda, et on uuritud seda tänulikkust kui õpetamisprotsessi eelhäälestatust. Et see viis, kuidas me mingile teemale üldse läheneme, et sealt alustada sellise väikese tänulikkuse harjutusega või sellise meelestatusega, et ma olen tänulik, kui ma sellesse õppeprotsessi või õppeklassi või selle tunni klassi ette astun, et juba seal väike selline tänulik meelestatus enda jaoks teha. Ja ma olen seda enda jaoks ka laiendanud, et see ei ole mitte ainult siis õppetunni sees, vaid ka selles osas, et ka keerulistesse vestlustesse minnes, võib-olla arenguvestlustesse minnes, võib-olla kohtudes mõne lapsevanemaga või kolleegiga, kes alati ei ole kõige võib-olla paremas tujus, siis enne ikkagi ise mõelda korra 3 asjale, mis teeb mind tänulikuks, et ma saan sellesse vestlusesse minna ja märgata, mis siis on äkki teisiti. Et sellised mõtted, julgustused, kuidas seda tänulikkust rohkem esile tuua ja seda ka õpetamisprotsessis väga julgustan rohkem kasutama. Ja lõpetuseks siin tahan tuua kaasa selle mõtte eesti keele eripärast, et on sõnas täna on eesti keeles kahene tähendus. Ja nii siis julgustangi, et võta täna juba ette seda, et kedagi tänada ja olla tõesti lahkem, rõõmsam ja märgata, et su ellu saab tulla rohkem positiivsust selle kaudu.